Täna räägime lühidalt Carcops jälgimisteenuse võimalustest. Kas olete uus klient või alles kaalute teenust kasutama hakata, igal juhul leiate siit palju kasulikku infot, kuidas GPS jälgimine oma ettevõtte jaoks paremini tööle panna. Kodulehelt leiate logi sisse. Sisestage siin oma kasutajanimi ja parool. Esimesel sisselogimisel muutke parool kindlasti endale ka meelepäraseks. Üleval real asub menüüriba. Alustame jälgimisest. Tehes hiirega kliki masina nimel, muutub kohe masina informatsioon teile nähtavaks või kui te ei soovi seda näha, saate ära peita. Jälle hiirega üks klikk peal. Ja näete ära, et andmeid on edastanud tund ja 25 minutit tagasi, ilmselgelt masin pargib, siin on näha tema aadress ja millistes geopiirkondades ta parasjagu viibib. On siis kodu ja Eesti Vabariik. Kiirus on 0, läbisõit, mootori töötunnid ja mitu satelliiti parasjagu siis seda masinat jälgib. Süüde on väljas, mootor ka väljas. Erinevate andurite väärtused nagu siis läbisõit, kütuseprotsent, keskmine kütusekulu ja mootori pöörded. Järgmises tabelis on näha siis hoolduste olukord. Ja viimases tabelis on näha siis, kes parasjagu autoga sõidab, juhi nimi. Kui te teete topeltklõpsu kaubiku nimel, siis avaneb paremal all nurgas lisaaken ja siit valides G-tähe saate vaadata siis seda sama vaadet, mida näeb autojuht oma autoaknast. Kui auto liigub kaardil, siis teie näete seda reaalajas vaadet sellisel kujul. Vaatame üle ka erinevad ikoonid, mis on siis kaubiku järel. Esimene ikoon on juht, näitab ära siis, kes on parasjagu roolis, millised kategooriad tal on, mis on tema nimi ja telefoninumber. Jälgi üksust kaardil võimaldab siis kaardil auto tsentraliseerida. Ütleme näiteks, kui auto on kaardilt välja sõitnud ja me vajutame siia nupu peale, siis kohe on see auto kaardi tsentris ja me ei pea seda mööda kaarti taga otsima. Aga samas, kui te vaatate aruandeid, siis ma soovitan siit selle kindlasti maha võtta, sest muidu segab aruannete vaatamist. Viimane olek paikne 1 tund. Positsioon on tuvastatud tund 27 tagasi. Üksus ei ole praegu võrgus, kuna ta pargib, siis Carcopsi GPS-seadmed lähevad une režiimi, et ei kurnaks teie akut. Akupinge on üle 11,5 voldi, kui see on roheline, on kõik hästi, kui see on siin punane, siis on kas aku eemaldatud või midagi on juhtunud. Kuvarada, siit saate vaadata siis tänaseid sõite, kus on kaubik käinud. Ja ära on ka märgitud siis parkimiste ikooni juures numbrid, et oleks hõlpsasti aru saada, millises järjekorras näiteks kliente külastati. Mutrivõtme ikoonilt saate ära muuta siis kaubiku nime. Saate panna näiteks registri numbri ja siia siis sisestada ka läbisõidu. Ülejäänud ikoonid, tegelikult see ikoon. Siit saate valida endale ikooni kausta ja valida siis täpselt meelepärase ikooni. Näiteks kui teil on sinine kaubik, võtate siit sinise kaubiku. Meil on valge kaubik, siis me jätame valge kaubiku pildi. Ülejäänud menüüd nagu laiendatud andurid, kõik need on Carcopsi poolt juba eelseadistatud ja siin me ei soovita muudatusi teha. Küll aga võite teha muudatusi tehnohoolduse intervallides. Et näiteks siin on kindlustus. Saate siit, kui te ostate uue kindlustuse, saate valida siis kalendrist selle kuupäeva, millal te ostsite. Ja näiteks kui te ostsite aastaks, siis jääb 365 päeva siia ja hakkab siis lugema päevi, millal kindlustus aegub.
Samamoodi kõik muud hooldused nagu õlivahetus, hooldus, võib sisse panna ka näiteks tulekustuti järgmise taatlemise kuupäeva, siis hakkab seda lugema. Kuna see on tulevikus teie töölaud, siis te saate siin ise otsustada, mida te soovite siin töölaual näha. Näitamegi ära siis, kuidas töölauda seadistada. Kui teie ettevõttes juhti ei ole, võite võtta siit linnukese eest ära. Ja nagu näete, siis juhid kadusid siit kaubiku taga olevate ikoonide nimekirjast kadusid ära. Ja siit saate siis endale erinevad ikoonid ära kaotada, näiteks kui akutase teid ei huvita, saate järjest väiksemaks teha. Et sisuliselt saate endale ebavajaliku info siit eemaldada, mida teil vaja ei ole, siis üleliigne müra lihtsalt eemaldate või teete kaardil mitte aktiivseks. Meid huvitab akutase ja juhtide informatsioon, et meie jätame need aktiivseks.